Alates 2025. aasta 10. oktoobrist hakkab Euroopa Liidus kehtima uus kord, mis seab poliitreklaamile rangemad piirangud. Kuigi reklaamimine ei kao täielikult, muutub see keerulisemaks ja valija jaoks läbipaistvamaks. Reklaami sisu uus määrus ei piira. Selle eesmärgiks on eelkõige see, et poliitilist reklaami, et seda muuta läbipaistvamaks, vähendada manipuleerimist ja vähendada ka seda, et kolmandad osapooled sekkuvad valimiskampaaniatesse, mis siis tervikuna peaks viima selleni, et inimesed usaldavad rohkem poliitilisi valimiskampaaniaid. Määruse nimi on keeruline, transparentsuse ja poliitreklaami sihtimise määrus. Aga mõte on lihtne. Valija peab teadma, kes reklaami tellis, palju see maksis ja miks just temale seda näidatakse. Justiitsministri sõnul see aga peamisi probleeme ehk kolmandate osapoolte sekkumist ära ei hoia. Neid muresid, mis me Eesti poolt oleme välja toonud, see tegelikult ju ei lahenda. Eesti oli sellele määrusele sellisel kujul vastu. Me leidsime, et see on liigne halduskoormus ilma tegeliku kasuta. Pakosta sõnul oli määruse autorite mõte selles, et inimesed oskaksid reklaami vastavalt selle ostjale hinnata, kuid valijate globaalset mõjutamist see ära ei jäta. Eesti puhul me ju näeme, ja tegelikult mitte ainult Eestis, et meil on väga suur mure sellega, et meile vaenulikud riigid üritavad näiteks sekkuda meie valimistesse. Ja seda küsimust ju see konkreetne määrus kahjuks ei lahenda, sest meil võib olla väga hästi ka näiteks MTÜ koos, kes näiteks rahastab mingisuguseid reklaame ja inimesele ei pruugi see midagi öelda. Eestis hakkavad uue korra jälgimist kontrollima Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalveamet ning Andmekaitse Inspektsioon. Vajadusel ootab rikkujaid ka trahv. Selle tõttu on näiteks Google juba otsustanud, et ei näita Euroopa Liidus üldse poliitreklaame. Praegu määrus hakkab siis kehtima sellisel kujul, nagu kaasseadusandjad ta kokku on leppinud. Euroopa Komisjon siis tegi selle ettepaneku, Euroopa Nõukogu ja Parlament kolmekesi lepiti kokku ja selliselt ta ka vastu võeti, aga nende vahehindamiste mõte ongi just see, et siis hinnata, et mis asjad töötavad, mis mitte ja kui vaja, siis tuleb teha ilmselt uusi ettepanekuid, kui see on õigustatud. Kuna määruse rakendumine Eestis langeb ajale, mil meil on kohalike omavalitsuste valimiskampaaniad juba täies hoos, soovib Justiitsministeerium paluda erandit, et seadus rakenduks siin peale valimisi.